See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotund eetris ja muidugi head uut aastat. 2023. aasta esimene Autotund. Stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets, Geenius uudisteportaalist. Nii, minu mikker vist oli sees. Minu oma? Ei, nüüd on. Ma vaatasin, et eeblid olid maas. Nii, uuel aastal kohe tehnika võõras. Räägime siis, mis meil siin meelde on näinud, et eelmise aasta kokkuvõtteid praegult isegi tegema ei hakka, neid vist me oleme teinud ja kui tuleb mõni hea kokkuvõte, siin tegelikult uudiste pooles isegi on. Aga mis meil sellest siis viimasest nädalast või kahest meelde on jäänud, et jõulude ajal puhkasime. No minul, see on nüüd selline Tähepõld esitab isiklikku arvamust isikliku kogemuse peal, aga olles siiski rääkinud ümberringiga nüüd teiste inimestega. Ja teemaks on liikluseksam, Transpordiameti B-kategooria juhieksam. Väga mugavalt oli täna hommikul, Transpordiamet ise pani selle ülesse, näed, juba jälle aasta kokkuvõte, ma valetsin ju täiesti. Eelmise aasta kokkuvõte, nad tegid 46 000 sõidueksamit, mis on peaaegu 10 000 võrra rohkem 2 aastat varem, väga tore. Nad on jõudnud olukorda, kus praegult on põhimõtteliselt sõidueksamite aegu pea igasse linna 1 nädala jooksul. No võt, see on see hetke seis, sest näiteks kohe see teema, mille ma juurde tulen, üks tuttav inimene ei sooritanud sõidueksamid novembri lõpus ja siis oli küll esimene vaba aeg alles 2. jaanuar, mis on kuu. Ma ei tea, kas siis viimase kuu ajaga on see muutunud või on see, et jõul, ühesõnaga, see selleks. Tore, ma tegelikult usun, et need järjekord on lühemaks jäänud. Kas see just nädal on, eks ju, see selgub juba siis, kui keegi paneb aja omale. Aga tore on ka see, et esmakordselt läbi sõidueksami läbijate protsent on 57%, kõik kategooriad kokku. Eelneval aastal oli see 54,7%. Ehk siis natuke üle poolte saavad kohe esimesel korral läbi. Ja kolmas fakt. Transpordiametis on 39 eksamineerijat ja eelmise aasta rahulolu eksamineerijatega on 75,8%, mis on aegade kõrgeim tulemus. No, see võib aegade kõrgeim tulemus olema. Aga kuhu sa nüüd jõuda tahad? Ma tahan jõuda selleni, et see sõidueksam, lubade saamine on inimese jaoks väga, väga oluline. Kõik, kes lähed, esiteks sa oled pannud sinna tohutult raha. Selles mõttes vähemalt me tegime siin autokoolide hinnavõrdluse, et sisuliselt 800 algab, kallimad on seal 1400 pluss siis lisasõidutunnid, mida sa võtad. Sa oled pannud aega, sa oled pannud raha ja sellest sõltub ikka väga palju, kas sa saavutad iseseisvuse või mitte, kas sa võid rooli istuda. 46 000 sõidueksamit tehti, 39 inimest ja kõik need 46 000 inimest, see kõlab praegult natuke halvasti, on selle 39 eksamineerija nii-öelda meelevallas. Ma tean, ammu on juba autodes need kaamerad, et kui sul on kahtlus, et sind kukutati läbi põhjuseta, siis sa saad appelleerida, vaadatakse kaamerad üle, võib-olla peaks seda ka küsima, et kui palju see on hea, nüüd teeme omale mental note'i, seda tuleb uurida, aga tegelikult on seal taustal nüüd siis isikliku kogemusega pereliige tegi esimese sõidueksami novembri lõpus, teise tegi jaanuari alguses ja ta ütles 2 täiesti erinevat kogemust. Ja mina võin väita, ka tema sõiduõpetaja ütles, et sa oled ammu valmis eksamile minema. Ta tegi väga palju sõidutunde lisaks, lihtsalt sellepärast, et olla kindel. Me sõitsime koos, mul on need juhendajaload. Mina olen väga põdekas kõrvalistmel. Mina sõitsin temaga rahulikult. Selles mõttes muidugi, loomulikult on minust kordades, ütleme siis, parkimisel aeglasem, aga ta ei olnud selline, et ma ei julgeks ta kõrvalliikluses olla. Natukene ikka käid ümber selle palava pudru, et sa oleksid jõudma nüüd sinna asja nagu pointini. Kogemus oli see ja meie toimetuse chatis rääkisime ka sellest, et need inimesed, kes neid eksameid vastu võtavad, mul on küsimus, et kas Transpordiamet tegelikult vaatab neid salvestusi üle
regulaarselt ka siis, kui mingit apellatsiooni ei ole. See puhas inimlik käitumine. Kuidas, nüüd on küsimus, kes see eksamineerija seal autos on? Kas ta peaks olema tegelikult toores masin? Kas ta peaks olema sinu sõber, kelle eesmärk on, et sa saad eksamilt läbi? Kes teeks kõik selleks, et sa saaksid eksamilt läbi? Mitte võimalikult neutraalne. Võimalikult neutraalne või ütleme pigem siis sõbralik, mitte et ta laseb vead läbi. Ma ei mõtle läbilaskmise all seda, et pigista silma kinni. Vaid see, et kas ta vaatab üldist pilti, kas see inimene on valmis liiklusesse minema iseseisvalt. Või ta on selline, kelle eesmärk on seal samas autos olla võimalikult ebameeldiv, võimalikult vastik, nagu igat sellist asja kritiseerida, sest need inimesed enamjaolt on, ma seisin seal, ma vaatasin, kuidas kell 9 hommikul kõik läksid eksamitele, sest vanemad meesterahvad, nad ilmselt ei saa arugi, kui pinges need noored ja kõik need naisterahvad, see on tohutu pinge. Ja kui sina seal autos oled veel nagu eriline tropp, patroniseerid, näiteks kui sul tehakse eksami ajal kriitikat, teemal, et sa, tähendab põhimõtteliselt niimoodi aeglaselt, nüüd siin ei ole küll vaja sõita, eks ju, et see on vabandust, Transpordiamet ise teeb kampaaniat. Aeglaselt on mõnusam, me räägime linnasõidust, mitte maanteel. Sa ei takista mitte kedagi, ka sellel hetkel ei olnud seal lähedus ühtegi autot. Eksami tegija, ta ei olnud, sõitis 30 alast, sõitis 50 alast, ta ei olnud täpselt sellel hetkel veel kindel, palju sõita võib, ei kiirendanud kohe 50-ni ja juba nähvati ära. Ja mitte niimoodi, ja mitte nagu sõbralikult, vaid sellised kuri onu Heino, sa mõtled, mitte sõbralik? Jaa, kuri onu Heino. Ja mis tähendab seda, et see inimene, kes on nagu nii, saad aru, niimoodi närvis. Ja Transpordiamet alati raiub. Ei, kui ikkagi sõit on selge, siis ei ole probleemi, siis saavad kõik läbi. Jättes kõrvale selle pinge, millal inimene sinna läheb. Ja kui see eksamineerija on seda pinget, teeb kõik endast oleneva, et see inimene tunneks seal autos ennast veel sitemini, siis mul on küsimus lihtsalt, kas nendel inimestel antakse sellist psühholoogilist koolitust ka? Kuidas autos käituda? Kuidas peaks olema see sõidueksami läbi viia käitumine nii, et see juht saaks keskenduda rahulikult eksamile, mitte sellele tänitavale vanamehele enda kõrval? Sa rääkisid nüüd nagu tegelikult nagu ühest loost, aga meil chatis tuli tegelikult välja, et sellised lugusid on nagu peaaegu nagu kõigil, minul endal küll mitte, aga mis tuli meil välja ja ma arvan, et kõik kuulajad, kellel samamoodi on juhtunud, võivad nüüd käe üles tõsta. Ja võivad ka meile kirjutada oma eksami kogemustest. Kui kellelgi on eksami lõpus öeldud, et kahjuks peate siiski tagasi tulema lubadele järele. Et sellist nalja vist on tehtud nagu, tuli välja, et põhimõtteliselt kõigile, et see vist käib nagu töökohustuse sisse, et see nali ära teha, on ju. Et see natuke iseloomustab seda pilti. Ja ma ikkagi toon neid näiteid, et see inimene sõidab võõrautoga. Sa ei saa ennem eksami autoga sõitma minna. See käitub teistmoodi kui sinu õppesõiduauto või sinu perekonnauto. Sa ei suuda saavutada kohe täpselt seda 50 kilomeetrit, sa hoiad seda. Küll sa siis sõidad põhjendamatult kiiresti, siis sa jälle põhjendamatult aeglaselt ja ma lihtsalt kordan seda, et kui teil on olnud ka selliseid kogemusi, me tahaks neid kogemuslugusid kuulda, aga et ma loodan, et Transpordiametis ka keegi seda kuulab. Võib-olla me tõenäoliselt nendega ka räägime sellel teemal ja küsiks just seda, et kas nende õpetajate käitumist, mitte õpetajate, eksamineerijate käitumist seal autos hinnatakse ka niimoodi jooksvalt lihtsalt. Jah, siin rahulolu küsitlus 75,8% on rahul. No 57, kes läbi saavad, et võib-olla nad ikka on rahul, siis ei hakka pärast, sain läbi, mis ma enam ikka hakkan seal tänitama. Ja kusjuures veel üks asi, et tegelikult ka see läbi saanud sõidueksam, et teine eksamineerija oli väga tore olnud, selles mõttes sa tunned, et inimene autos on nagu sinu poolt, ta on sõbralik, ta ei taha sulle ära teha, ta ei otsi võimalusi, et kuidas nagu sulle iga hetk midagi öelda. Aga ka see, mis hinnang pärast anti, oli see, et sa sõidad nagu sa teeksid autokooli, ühesõnaga, lõpuks tulemus oli see, mida mina ka talle meiega koos sõitis alati ütlesin, jah, et ilmselt eksamil pead nii tegema, aga palun ära päris liikluses nii käitu. Et liiga palju on manöövreid, kõike tehakse üle
ei käituta nii nagu päris liikluses. Näiteks meil kitsal tänaval inimene püüab teha vasakpööret ja püsida nagu niimoodi täiesti oma suunavööndis, nii nagu on õpetatud, sisuliselt lähed 90 kraadiga. Sorry, see ei ole enamalt võimalik. Sa lõpetad kas ninaga kõnnitee peal ja siis sa pead keset ristmikku tegema manöövri, kus sa hakkad tagurdama. Et ka see oli täiesti erinev hinnang, et ja siis see vaene sõidu lubade taotleja, ta ei tea kunagi, mis teda sinna, see oli ühe teise tuttavaga rääkisin, kellel oli küll 10 aastat tagasi sama probleem. Ta ütles, et ta oli selline tunne, et ta läheb tapale. Kui ta läks teist korda eksamile, sa oled nagu natuke siin selle laiaks, aga see meenutab natuke nagu haiglas käiku, et kui sa kunagi ei tea, milline see õde. Arstid sa tegelikult kohtad haiglas olles vähe, aga milline õde sinu valve ajal satub, kui sa oled haiglas, ja see on ikka täiesti nagu kardinaalne. Aga ärme sinna pealt lähe. Ühesõnaga, et väga tore, et Transpordiameti eksamiajad on lühikesed, 75,8% on eksamineerijatega rahul, aga 25 ei ole. Kui sa vaatad, et 46 000 25% on tegelikult päris suur number, mitte inimesi, vaid tegelikult eksamikordi. Eksamikordi, just. Aga okei, sina nüüd rääkisid sellest, et ma nüüd rahunen natuke, mõtlen vererõhu alla. Ja sa rääkisid lubade saamisest, mina räägin lubade äravõtmisest. Et ERR-ist täna oli uudis, et veapunktisüsteem, millest me palju rääkinud siin ja ma vist viimast 20 aastat on sellest igal pool räägitud, et nüüd ikkagi see vist on praegu igal maha maetud ja milles nagu tegelikult lihtsalt nagu asi on selles, et ei ole poliitilist kokkulepet. Ja asi on see, et kogu aeg tulevad valimised. Ja valitsused ka vahetuvad, sellepärast, et kui see asi nagu käiku läks viimane kord, siis oli majandusminister oli keskerakondlane Taavi Aas, siis nad ei suutnud Reformierakonnaga seda kokku leppida, mõlemad koos valitsuses, nad ei suutnud kokku leppida, et kas me teeme selle ära või mitte, MKM tahtis teha, reform oli vastu, reformi argumendid iseenesest on isegi nagu arusaadavad, et kogu see asi, üks asi on see, et okei, veel analüüsida oleks vaja, aga see on vist alati, et analüüsida oleks alati vaja rohkem, aga tegelikult on ka see, et sinna juurde peaks käima väga suur IT-arendus ja tegelikult peaks teistpidi käima sinna juuredega tegelikult nende veapunkti saajate mingi nõustamissüsteem, et kuidas siis seda asja nagu parandada ja seal peaks tegelikult mingi tugisüsteem ja ära enam riku ja siis mingid koolitusi tegema neile. Ja kuidas me saame, et isegi kui see oleks nagu täisautomaatne, siis tegelikult oleks see asi, et kuidagi, seal taga peaks olema päris suur IT-süsteem tegelikult, sest neid veapunkte tuleb kogu aeg, mille eest, kuidas neid vaidlustatakse, erinevad süsteemid, et tegelikult, see ongi päris keerukas süsteem, aga mis on selge, on see, et lähiajal seda ikka ei tule. Mina ei ole kindel, kas seda on vaja, ma isegi ei oska nagu seisukohta võtta, see oleneb täpselt, milline see tuleks, aga jah, selge on see, et ei tule. Jah, et hetkel on ilmselt riigil lihtsalt nii palju, ongi, ega endal on ka alati ju ajakirjanikku, mitu mingit lugu on kogu aeg et mis tuleks ära kirjutada, aga veel ei jõua ja siis tuleb mingi uus asi peale. Ja kui me räägime liiklusohutusest, siis kindlasti oleks vaja hetkel, ma ei tea, näiteks järgmine aasta on ju liiklusohtlike kohtade ümberehituseks oli vist Transpordiameti eelarvereal rida 0. Et kui praegult keegi hakkaks maksma mingeid 100 000 veapunktisüsteemi välja arendamiseks, eks ju, kindlasti pandaks sinna suur silt külge, et see on liiklusohutuse nagu suurendamiseks, siis sellega sõpru, nagu nii veapunktiga süsteemi. Aga lihtsalt nii lihtne oleks öelda, kuulge vabandust, et me maanteid ohutuks ei ehita, aga me paneme nüüd mingi X miljonit ühe veapunktisüsteemi IT-arendusse, et äkki prioriteedid. ERR on tegelikult küsinud ka teiste erakondade käest, et mis nemad sellest asjast arvavad. EKRE on öelnud, et nemad ei ole seisukohta kujundanud, Eesti 200 ütleb, et see ei ole liiklusohutuses kõige tähtsam teema nende jaoks ja sotsid ütlevad, et neil pole lihtsalt olnud aega sellega tegeleda ning Isamaa on, et nemad on saanud positiivset tagasisidet sellele, et nende poolest vist nagu võiks teha. Aga nagu see näitabki täiesti pooleks ja kui see asi on pooleks, siis ilmselt ei hakka seda juhtuma. Jah,
Sellega siis saab sujuvalt edasi minna, siis üks kokkuvõte ikkagi eelmist aastast. Politsei saatis esmase sellise liiklusaasta kokkuvõtte. Nii palju oli mobiilse kiiruskaamera trahve võrreldes siis aasta varasemaga mind huvi. Võrreldes aasta varasemaga, isegi on toodud välja. Mullu registreerisid kiiruskaamerad 306 556 kiirusületamist. Arvestades seda, et meil on umbes siis 600 000 sõitvat autot, et autosid on registris rohkem, aga 600 000 sõitvat autot, siis keskmiselt iga teine auto on saanud trahvi. Okei, tegelikult on osad saanud rohkem, aga niiviisi statistiliselt. 2/3 ehk 212 000 nendest siis mobiilsete kiiruskaameratega, see oli hea soetus ikkagi politseile. Ja ilma irooniata see toimib, mina karsan kogu aeg mobiilset. aga lihtsalt see, et seda on 11 000 võrra, peaaegu 12 000 võrra rohkem kui eelmisel aastal, et tegelikult üsna vähe rohkem. Selle mobiilse kiiruskaamera kohta, mis tahaks öelda, et minu lemmikkoht jätkuvalt on siis, kui te sõidad Tallinnas Lauluväljaku kõrvalt alla mäest, et see on väga kaunis. Kõik teavad, et seal all on kiiruskaamera, väga tihti, kõik on valmis selleks juba, olen ise korra seal trahvi saanud, aga kõik teavad, et see on seal ning samas autod seal kolonnis tulevad ja see, kes kõige esimene seal on ja näeb juba kaamerat, tõmbab plokki seal mäe peal ja siis ülejäänud kõik seal taga proovivad vaadata, et nad kellelegi otsa ei sõida, et see on alati väga närviline koht, isegi kui kõik sõidavad 50-ga täiesti lubatult, siis nii kui esimene näeb, tõmbab plokki, ta sõidab ka 50-ga, kõik on okei, aga ikka tõmbab 25 peale. Just, et äkki mul oli mingi 57, ma pean seda 9 eurot üle kandma. Ja kuidas see kaamera täpselt mõõdab, äkki võtab veel ära, et see on nagu hästi närviline koht, et selles mõttes ma ikkagi tuletan meelde, et liiklust on vaja rahustada. Aga mis siis nagu hästi on, mis on ühtlasi ka halvasti, aga hästi on see, et liikluses hukkus mitte hästi, vabandust, see kõlab nüüd 50 inimest, aga hukkus vähem inimesi kui eelmine aasta. See vist on 5 inimest vähem kui eelmine aasta, mis on minu arust, kui ma peast mäletan, 48 on siiamaani see nii-öelda kõige positiivsem rekord. Ja mina isegi imestan, et 50, sest minu arust siin aasta lõpus tuli neid pauke nii palju, ma mõtlesin, et sest siin pärast seda 48 surmaga aastat kerkis paar korda kohe mingi 70-ni. Ja ma arvasin, et me oleme järjekordselt mingi 70-ses aastas, aga näed, 50. Küll, aga registreeriti kannatanuga liiklusõnnetusi rohkem, kus ühesõnaga vigastada sai 1920 inimest ja toodud välja, et suur osa selles kasvus on põhimõtteliselt, öeldakse kergliikurid, aga tõenäoliselt ütled kergliikur, mõtled elektritõuks. Et 352 kergliikuri õnnetust, neis viga sai 360 inimest, aga need on registreeritud, sest tähendab seda, et need inimesi, kes nendega käna on pannud, on kindlasti tuhandetes rohkem, aga kui on keegi viga saanud, tuleb kiirabi, siis tuleb automaatselt ka politsei. Sellepärast ongi täpselt 352 õnnetust, 360 inimest kannatanud, ilmselt jalakäijale veel otsa sõitnud, et üks ühele. Et see on päris raju number, et mõtle, kui me võtame selle maha, siis jah. Üks asi, mida tegelikult siin kirjas ei ole, aga millega ma tean, et politseis tegeletakse tänu Geeniuse teisele podcastilile kriitiline intsident, et politseil on tegelikult arenduses selline idee, et mille nimi on droonipesa. Tegelikult kui juhtub mingi liiklusõnnetus, siis lendab kohale droon ja fikseerib seal olukorra ära. Et see on nagu päris tõsiselt arenduses, et see kõlab natukene isegi ulmeliselt täna, või aga milles see täna see ikkagi probleem on seal see, et lihtsalt kogu see juriidiline ja tehniline pool, et kuidas see droon võib lennata, nii edasi ja kuidas on see õigus seda pilti seal määratleda, nii edasi, kõigu see pool, aga et selline asi on nagu päriselt arenduses. Et see kõlab nagu väga huvitavalt. See on nagu juba, see on nagu ulmefilm juba ju. Kuidas nagu droonipesa, kus siis nad tulevad osraks. Aga küsimus on see ikkagi lõpuks see, et palju see nagu reaalselt probleemi lahendab, on ju, üks asi on see, et ta fikseerib olukorra sealt ülevalt ära, on ju, aga
kui suur on see kasu sellest võrreldes see droon ei lähe ju rääkima nende inimestega, et oi, tema sõitis mul ette, ei, et kas sa nagu saad sealt fikseerida selle põhjuse olukorra probleemi, on ju, et võib-olla sa saad fikseerida selle, et kui need inimesed seisavad seal nõutult, eks ju, keset mingit suurt liiklussõlme, mis Tallinnas tähendab seda, et ma olen ühe korra istunud Sikupilli keskuse ees suunaga üles lennujaama poole, oli väike tagantotsa sõit. Ilmselt seal siis arutati, et kes süüdi. Ja ma olen tulnud Stockmanni juurest 2 tundi. Olen ka tulnud sügisel juhtus samamoodi ja tulin tund aega, üks rida oli kinni ja siis käis seal ukerdamine ja seal igalt poolt kõrvalt tulevad jooksevad ka teed. Ja, et ilmselt on politseil vaja sellel hetkel, see aitaks, et kas see on nüüd selline koht, kuhu me läheme kohe kohale, ma ei tea, fikseerime, sikutame autod ära ja klaarime edasi või on see kuskil mingis kõrval tänavas keegi tagurdas väravast välja ja nüüd vaidlevad, et siis on natuke nagu teise prioriteediga väljakutse. Aga napsu võtmisest ka oli ju suured pühad, aga eelmine aasta tehti 890 000. Põhimõtteliselt, väga ümardada 1 miljon joobekontrolli, mitte nii palju, 100 000 vähem, 890 000 ja liiklusest kõrvaldati 6552 napsutanud juhti, mida on 550 võrra rohkem kui üle-eelmisel aastal. Kiire arvutus ütleb, et see on siis 0,7% juhtidest. Kontrollitud juhtidest on joobes. Sama järgi me võime tegelikult eeldada, et päriselt on see vähem, sest mingeid kontrolle tehakse ikkagi konkreetse kahtluse põhjal, on ju, et keegi seal ukerdab ja siis minnakse kontrollima ja siis on mitte sellise lauskontrolli, mis annaks sellist statistilisemat, natuke tõelisemat numbrit. Aga see on siis natukene rohkem kui, ütleme, 130, iga 130 juht vist, ütleb mul praegu matemaatika umbes. Ma ei vaidle, minu matemaatika hetkel on peast täitsa puhkepausil. Aftaab trumme, jah? Jah, just täpselt, aftaab trumme. Kooli vaheaeg ka. Võib-olla ma eksisin praegu, aga niiviisi iga 130 kõlab nagu päris halvasti tegelikult, kui sa vaatad, kui kiiresti 100 autot, nagu 130 autot linnas sinust mööda sõidab. Plus me räägime, eks ju, vahel, 890 000 on muidugi nii suur valim, et see ilmselt ongi nagu õige. Ja siis meelde tuletuseks teile või mitte meeldaks hoiatuseks, et alkoholi või narkojoobes juhtide süül sai vigastada 143 ja hukkus 7 inimest, et kui järgmine kord arvate, et ma olen nii kõva vend küll, et minu ei juhtu, siis ikkagi juhtub. Ma eeldan, et kuna siin on välja toodud, et alkoholi ja narkojoobes, et siis see 890 000 joobe kontrolli tegelikult tähendab siis ka narkokahtlust, et ma ei kujuta ette, kas need korrad, kui mina olen mingil reidil vahele jäänud, lastakse küll ainult puhuda. Et see sealt masinast ju minu väike kokaiin või kanep ei tule ju välja. Et kuidas nüüd nagu sellega on, et natukene see pilt võib ju mustem olla, et konkreetsema kahtluse puhul, jah. Et puhud nulli, aga tegelikult on mõnusasti nagu roosad elevandid tantsivad kuskil taustal. Nii, mina ei tea, positiivsetest asjadest rääkida, aga raske sellepärast, et üks legendaarne tüüp suri ära, Ken Block, kes on näinud Gymkhana videosid, siis eile hommikul ärkasime kõik, mis oli siis 3. jaanuari hommikul, ärkasime niimoodi, et sotsiaalmeedia, minul, sest et sotsiaalmeedia koosneb autoinimestest, kõik jagasid, et ripp ja oligi Ken Block, rallisõitja, aga meil isegi rallisõitjana, kas oli ta kõige lihtsam loo pealkirjas nimetada, aga tegelikult on tegemist tõelise petrolheadi autohullu ja loomulikult väga hea sõitjaga, kes on saanud tuntuks lihtsalt sellega, et ta sõidab hästi kiiresti külg ees ja ehk siis drift, aga mitte et ta on nüüd nagu maailma drifti meistrivõistluste võitja, vaid ta teeb seda videot, ta teeb seda show mõttes ja ta on selle kasvatanud vist aastal 2008, oli esimene Gymkhana treeningvideo. Nii suureks, et tema on selline mees, kes on saanud kinni panna mingit Los Angeles peatänavaid, Londoni kesklinna, et teha seal oma Gymkhana videosid.
mina olen neid ka teinud, aga pean tunnistama, et siiski automängudes, kus ma tegelikult olen saanud ka vist Ken Blockina mängida, et vist on olnud erinevates törtides ja siis, kui see Gymkhana oli väga, väga kuum teema, ütleme mingi 10 aastat tagasi või niiviisi, siis see toodi ka väga, väga aktiivselt automängudesse sisse. Et lihtsalt, et mis näitab nagu Ken Blocki erilisust on see, et kuigi selles mõttes ta ei olnud autoajakirjanik, ta ei olnud, ta käis küll osales isegi mõnel WRC etapil. Et põhimõtteliselt tema sõidustiil oli see, et kas nagu võidad või teed avarii, et ta oli lihtsalt nii rajult pani, mis tähendab seda, et ta sõits hästi efektselt, aga ta ei olnud nagu rallimaailma selles mõttes tipus oma saavutuste mõttes. Ühtlasi saiad tegelikult rikkaks, ta on üks DC Ketsi brändi asutajatest, selline showmees, aga pärast seda ta hukkus lumesaani õnnetuses Utah osariigis ja politsei esmane siis hinnang oli see, et ilmselt siis kas nõlvast üles sõites lihtsalt see lumesaan kuidagi, tõenäoliselt pani DAO-ga, täiesti lihtsalt lumesaan kukkus talle peale. Kui teete tüüp, kes on teinud autoga kõike, selliseid hüppeid üle lennukit, üle asjade ja siis sulle kukub lumesaan pähe. Aga pärast seda, kui tema surmateade tuli, siis kõik autoväljaanded, kõik need, keda mina jälgin, alates Chris Harrisest, Top Gear, Intercooler, Andrew Frankel, kõik, kes, mõned neist on väga, kuidas ma ütlen, automaailma mõttes akadeemikud. Selline, et auto peab ikkagi niimoodi, et õudselt hästi kurvis püsima ja kelle jaoks võiks tunduda see, mida Ken Block teeb, täiesti lollus, et 4 minutiga põletad 4 setti reffe läbi, et nagu mis kunst selles on, et kõikidel oli temast kirjutada mingi lugu, mingi kohtumine, sest ta oli super sõbralik vend, ta oli selline nagu hästi mõnus, pigem nagu introvert, et ta ei olnud selline, et kuigi see, mida ta ekraanil tegi, oli tohutu show, siis inimesena ta ei olnud selline, et lööb jalaga ukse lahti. Suhtes ajakirjandusega vabalt ei olnud probleeme. Jah. See kõlab hästi. Ei, suhtes sõpradega hästi, suhtes kõigiga. Keegi just ütles, et keegi kirjutas, et mingil hästi suurel üritusel tema mitte ei olnud, vist oli üks suur autonäitus, et ta ei olnud seal, ta on olnud erinevate Subaru ja Fordi nii-öelda sponsor all, ei suhelnud kuskil VIP lounge'is, eks ju, nende executive tüüpidega, või tema istus tavaliselt kuskil mingite tuuninguvendade juures, kelle jaoks oli täielik sündmus, et Ken Block tuli. Ja mina olen muuseas Ken Blockiga kohanud Goodwood Festival of Speedil. 2019 oli tema siukene siis, oligi nagu kohtumine fännidega, siis natuke seal räägiti, esiti küsimusi ja siis sai igaüks tal minna niimoodi autogrammi võtta ja nägid, oligi sümpaatne vend, et lihtsalt, et neid õnnetusi juhtub võidusõitjatega nagu, kind of nagu, mitte ei oota, vaid see, et kui tuleb mingi, et keegi on kuskil, ma ei tea, motovõistlusel, kus surma saanud, see on selge, see oli tema elu, aga see, et Ken Blockiga nagu see juhtus, see lõi nagu automaailmas kõigil ikkagi jalad alt, sest et ei näinud ju seda tulemas. Nii et minge vaadake siis Ken Blocki mälestuseks YouTube'ist Gymkhana videosid, sest on tõeliselt hea tegija oli. Nii, meil on siin natukene aega. Mercedesest? Ma räägin Mercedesest. Ma räägin siis vahepeal proovisõidust ka. Ma sõitsin, see on natuke keeruline, tegemist oli Mercedes EQS 580, on selle taha otsa peale kirjutatud. Ehk siis Mercedese luksuslik elektriauto, mis ei ole iseenesest uudis sellepärast, et me oleme sellisega juba ammu sõitnud, aga sellest on nüüd väljas SUV ehk siis suur linnamaasturi versioon. Ja nimi ongi tegelikult, passis on ta EQS 580, täpselt nagu on ka sedan, aga siin on lisanimi SUV. Hiigel suur, seal on ka 7 istekohta, proovisõiduautos kahjuks ei olnud, aga ma eeldan, et see 3. istmerida oli nagu kõigis nendes, et täiskasvanud mees sinna, kui on sõpradega hea pidu, siis mahub, aga nagu mugavalt ei mahu. Hiigel suur täiselektriline luksusmaastur. Kõlab nagu selline, et ega ta nüüd rahvaauto ei ole. Nende hinnad algavad 125 000. Proovisõiduauto hind oli 179 äkki. Aga ta on see kõige võimsam versioon. Loomulikult varustus, peaaegu kõik varustus oli peal.
aga kui sellest proovisõidust kaks järeldust, noh. Ma võin pikalt rääkida, eks ju, noh, ta on tohutult kiire, kui sa otse sõidad, no kõik elektriautod on hästi mugav, kõik see hyperscreen ekraan, jälle, seda ei ole vaja, aga see on kihvt, et ta seal on. Ja paljud, kes ütled, issand, see on nii kirju, lülita välja. Esiteks, hyperscreen ekraan ei ole kohustuslik, sa saad võtta sinna ka väiksema, et see, ja teiseks on see LED-id, see on nagu mingi diskos, lülita välja, pane ainult valge peale, et see ei ole see, et kui Mercedese praegu selle disaini suunal antakse nagu pihta, et need hästi palju neid LED-tulesid, see on, las ta olla, noh, see on nagu feature, see ei ole kohustuslik. Aga kaks asja, mis ma tooks sellest autost välja. Kõrvaga kuulates, ilma kasutamata spetsiaalset tehnikat, on minu arust kõige vaiksem auto, millega ma kunagi sõitnud olen. Ja ma olen sõitnud päris palju Bentlidega ja ühe Rolls-Royce'iga. Ma tahtsin küsida, et kes need konkurendid on? Sellel autol, konkurent, eks ju, on BMW iX, mis on see imeliku näoga suur linnamaastur, millel pole 3. istmerea võimalust. Ja ausalt, et see ka palju ei olegi. Et tegelikult ta ikkagi oma hinna ja kõigega piilub pigem sinna Bentley klassi, aga Bentley'l ei ole veel täiselektrilist luksusmaasturit. Ehk et on siis Audi e-tron, aga palju väiksem, palju tavalisem, hinnad algavad 72 või 69 000. Tuleb Range Rover täiselektriline, aga alles tuleb, ei ole veel kohal. Et selles mõttes EQS, Tesla Model X, mis on kindlasti, alati kui nendest autodest, ma panin loo üles ja siis hakatakse, see, et räägime seda, kui palju selleks sõita saab. Ideaalis tehas andmetel saab sellega sõita üle 600 kilomeetri. Tal on 108 kilovatt-tundi kasutatavat akumahtu. Loomulikult talvel ja Eesti praeguste tingimustega ever seda ei saavuta. Ja minu sellisel aktiivsel sõidul tähendab seda, et ma absoluutselt ei ökotanud, sõitma hakkasin külma akuga, sai ilmselt natuke üle 300. Oleks sõitnud natuke normaalsemalt, sest et ikka oli vaja kiirendust proovida. Ma arvan, et 400 on see siukene talvine. Aga ühesõnaga ikkagi päris palju. See sõiduärevust ei tekkinud, sõiduulatusärevust. Aga ühesõnaga vaikne. Ta lihtsalt nii vaikne. Ja ma tean, see oleneb hästi palju teepinnakattest, et ma olen sõitnud Bentley Flying Spurri suure luksusautoga, aga kuna tegemist oli vihmase hilmaga ja teekatte oli suhteliselt kehv, siis see rehvi müra tuli sisse. Sellel ma tulin talvine ilus ilm, kuiv maantee, see Piibe maantee, ja tõesti kõrvu lukustav vaikus. Ja see on see, mille pärast öeldakse, et tegelikult Rolls-Royce ja Bentley oleks pidanud ammu elektriliseks minema. Sest see on see klass, kus raha ei loeta, kus kaal ei loe mitte midagi, loebki see mugavus ja vaikus. Auto kaalub 2,9 tonni. Minu lubadega ei saa sinna taha panna kerghaagist ka mitte. Kusjuures tal oli kärukonks olemas ja ta võib vedada kuni 1800 kilo haagist. Aga teine tähelepanek, mis ma selle auto kohta siis teeks, et tegelikult on suhteliselt odav auto. Kuidas see on nii võimatu võtta seda, et ma mõtlengi, et jah, ma ei teagi. Me räägime sellest räägi. Suurest luksusmaasturist, millel on võimsust nagu hullu, kõik on olemas, ruumikust kõike. Ja selle konkreetse auto hind oli 179. Jumala eest, võtke EQS SUV 450, millel on sõiduulatus sama suur. Seda kiirendust, seda meeletut kiirendust ei ole teil vaja. Sellise auto puhul. Ja see hind kukub päris 20 000, isegi koos varustusega, eks ju. Aga kui ma nüüd, ja tegemist on elektriautoga, milles on 108 kilovatt-tundi akusid. Ja kui ma meenutan viimase Mercedes S-klass, tavaline see sedaan, bensumootoriga S500, mis meil testis oli, ka selle hind oli natuke alla 180 000 euro. Ehk siis, mul on seal EQS-i pardal kõik see sama luksus. Istmed käivad 100, pidi taga istmed, lased kaldu, ruumi on palju rohkem, kõike on palju rohkem. Ja see on elektriauto, mis tavaliselt kipub olema umbes 3% võrra nagu lisama hinnale juurde. Et kui ma saan kas siis selle S-klassi sedaani või suure EQS elektrit linnamaasturi täpselt sama hinnaga, tippvarustuses tippmudelid, siis ta ei ole odav selles mõttes, 180 000 on palju raha, aga ta on odav nagu see
võrreldes iseenda nagu teiste autodega. Seda jah, aga täna me sellest rääkida ei jõua, aga ma saan aru, et vähemalt laadimisega oli sul palju seiklusi, et aga see vist ei olnud selle auto mure. See ei olnud seekord tõesti selle auto mure. Võt, aga ärme esimesest aastat siis kohe eetrit täis räägi. Meil avati toimetuse all uus ja ka esimene söögikoht ja meil on lepitud sinna kokku nüüd kollektiivne aasta esimene lõunasöök ja kuuleme siis järgmine nädal jälle. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.